Vaatame siis WordPressi töölaua sisse ja vaatame, mis võimalused siis WordPressis on, kuidas sina siis oma veebilehte ehitada saad. Ja kui sa oled nüüd siis veebimajutusest või siis ka mujalt serverist, kus iganes sul see koduleht parasjagu on, sisse loginud oma kodulehele, et saab teha siis läbi veebiserveri või siis ka otse veebilehele minnes. Näiteks ütleme, kui mul on siin nüüd domeeni nimi on uus.vp tema admin, siis ma võin sama hästi, ma võtan siit praegu endal lahti incognito akna, et ma ei oleks nagu logitud, ma lihtsalt tahan näidata sulle seda sisse logimise lehte ja siia sa sisestad oma kasutajanime, parooli, logid sisse ja niimoodi saad samamoodi tegelikult otse selle URL-i kaudu siis oma kodulehele logida. Aga teine variant on siis läbi veebimajutusserveri. Ja kui sa oled jõudnud oma töölauale, siis selline näebki välja siis WordPressi töölaud. Sõltuvalt sellest, millised pluginad on sul veebilehele nüüd juba siin installitud. Kui sa oled teinud seda veebimajutuse iseteeninduse kaudu, siis WordPressi paigaldades olid ette linnutatud pluginad nagu näiteks WordFence, WP Fastest Cache ja samamoodi siis ka sinu koduleht sai paigaldatud kohe siis Astra teema peale, aga kui sa teed seda täiesti toorelt ja sa ütleme ei oleks neid ette linnutatud pluginaid valinud, siis oleks see pilt natukene teine olnud. Aga praegu ma räägingi sulle siis WordPressi sellistest põhifunktsioonidest, et mis on need põhifunktsioonid, sõltumata sellest, millist teemat sa kasutad või milliseid pluginaid sa siis kasutad või tahad endale tulevikus siia veebilehele lisada. Ja WordPressi töölaud on siis põhimenüü on siin vasakul pool. Hakkame siit järjest minema. Kõigepealt siis selleks, et esilehele jõuda, tavaliselt kui mina veebilehti teen, siis mul ongi paralleelselt 2 akent nagu korraga lahti. Üks on siis avaleht või nähdab see leht, mille peal ma toimetan ja teine on ka see töölaud, aga kuna on olemas siis veebilehe ehitajaid, mis töötavad ja saavad ehitada lehtega siin kohe WordPress või ütleme selle lehe enda peal, siis tegelikult väga paljud asjad ja enamus asjad saavad tehtud sul tegelikult lehe enda peal, aga siiski on vaja vahepeal siia WordPressi töölauale nagu tulla. Ja postitused on see, kus sa lood siis endale blogi põhimõtteliselt. See ei pea olema blogi, need võivad olla uudised, aga see on kõik selline uuenev ja jooksev info, mida sa tahad siis enda veebilehele luua. Ja kui sa vajutad siis kõik postitused, siis tulevadki need postitused, mida sa oled loonud. Vaikimisi WordPressil alguses on siin selline postitus nagu Hello World, sa võid selle ära kustutada ja luua täiesti uue postituse endale. Postituse loomine ja kujundamine sõltubki nüüd sellest, millist tööriista sa kasutad, nii et selle juures me praegu täpsemalt ei peatu, aga WordPressil endal vaikimisi on selline natukene Wordi dokumendi moodi fail, kus sa siis näed, et on ka tegelikult kõik väga lihtne ja loogiline, kuna kõik on ka eesti keeles, siis see on, ma arvan, et siuke kasutatav. Siin avaneb see menüü natukene rohkem, saad valida pealkirja, saad valida fondi, et natuke sarnane nagu Wordi dokument põhimõtteliselt. Ja pealkiri lisades ja postitusele kindlasti on vaja lisada ka siis tunnuspilt, kui sa soovid, et su blogilehel või uudiste lehel oleks nähtav ka see pilt, siis, mis on selle blogipostitusega siis nii-öelda kaasas. Nüüd jällegi need sellised lisad nagu näiteks Astra settings, need tulenevad sellest, millist teemat sa kasutad. Nii et ma võib-olla vahepeal natukene rõhutan üle, aga ma tean, et see on see koht, kus võib tekkida alguses segadust, on see, et miks minul on selline vaade ja miks temal on selline vaade. Et need vaated võivad erineda sõltuvalt sellest, milliseid tööriistu sa kasutad. Milline teema sul parasjagu aktiivne on ja millised pluginad on lisatud sinu veebilehele. Nii et ära satu siis segadusse, kui sinul midagi sellist ei ole, mis minu veebilehel siin praegu on. Postituste puhul kindlasti on hea lisada rubriigid. See on juba SEO mõttes siis, et sa otsingumootorites tuleksid hästi välja. Google'ile meeldib väga süsteemne, korrastatud, loogiline ülesehitus veebilehel. Et kui sa ikkagi kirjutad sokkidest, sa paneksidki siis selleks kategooriaks, näiteks peakategooriaks riided, mitte ei paneks näiteks söögid selle kategooria nimeks, sest kõik see tekitab kasutajale segadust, tegelikult see tekitab ka Google'ile segadust, kes on siis nii-öelda need robotid, kes peavad aru saama, millega su leht tegeleb, millist väärtust ja millist toodet teenust ta pakub. Nii et rubriigid kindlasti, neid sa võid luua siin samas postituse sees, lisa uus rubriik, aga võid ka mõelda selle süsteemi valmis ja minna siia rubriikide alla ja hakata siit järjest siis looma neid rubriike. Igale rubriigile on võimalik luua ka alamrubriigid.
Sildid ja rubriik, need on erinevad selles osas, et rubriik on nagu üks, et kui sa kirjutad ühte postitust, siis soovita on valida ühe rubriigi, kuhu ta kuulub. Seal võib olla, et ta kuulub ka nagu alamrubriiki ja lisaks kuulub ta ka pearubriiki, aga üldiselt ühte rubriiki võiks üks postitus kuuluda, aga sildid on nagu tag'id või sellised nii-öelda märksõnad selle postituse kohta. Nii et näiteks, kui sa kirjutad siis sokkidest, siis sa võid panna märksõnadeks sinna juurde puuvill, mugav, mugav ei ole muidugi mitte midagi ütlev sõna iseenesest, aga ma loodan, et saad aru, et postituse juures võib olla 5-7 silti täiesti vabalt, aga hea, kui nad kuuluksid siis ühte rubriiki. Meedia on see koht, kus sul hakkab siis kogunema kõik need pildid, failid, mida sa sisestad siis siia veebilehele, selleks, et kuvada neid siis oma kasutajale, kas lehe pealpool, aga mõnikord ka lehe seespool. Kui sul on vaja anda kasutajatele mingi sissepääs ja mingi privaatne kuskile, siis mõned failid võivad olla ka peidetud ja siit sa saad, nagu sa näed, erinevad formaadid, pildid, audiod, videod, dokumendid, tabelid, arhiivid ja nii edasi. Kõike seda sa saad siia meediateeki lisada. Nii et kõik pildid, mis su veebilehel on ja tulevikus saavad olema. Kui sa mõtled, et oppi, kus ma nüüd selle pildi üles leian, siis alati on meediateegis need olemas ja siit saad neid ka siis laadida juurde, kuigi lehte ehitades võtad ka pildi mooduli ja saad siin lehe peal selle pildi üles laadida ja ta läheb ise siis siia meediateeki, nii et sa ei pea tulema siia meediateeki eraldi neid laadima. Siis lehed on nüüd sarnane nagu postitus, ainuke, et siin ei ole siis rubriike, mida valida ja lehed on siis sellised staatilised lehed sinu veebilehel. Näiteks meist leht, kontaktleht, minust leht, hinnakiri, teenused leht ja nii edasi. Et lehed siis on pigem selline mitte muutuv info väga palju, vaid ongi siis nii-öelda staatiliselt kasutaja jaoks paigal. Postitused on see, mis siis uueneb kogu aeg pidevalt. Kommentaarid on see koht, kuhu ilmuvad siis sinu kommentaarid, kus sa saad siis kiita neid heaks või saata spämmi või prügikasti vastavalt sellele, mis kommentaarid sinna sulle lisatud on. Vaikimisi jälle WordPressil on endal siin üks kommentaar ees olemas, sa võid selle ära kustutada, aga ei pea seda ära kustutama, aga see on see koht, kus sa siis hakkad leidma enda kommentaare ja siin üleval näed ka, millises kategoorias, kui sa oled rämpsu visanud, kui sa oled ära kustutanud ja nii edasi. Elementor on jällegi nüüd tööriist, mis on tulnud kaasa siis veebimajutuse iseteeninduse WordPressi laadimisega, nii et kui sul seda ei ole, seda ei pea olema, see ei ole vaikimisi WordPressi enda sees olemas, aga Elementor on siis veebilehe ehitaja, mis annab sulle võimaluse ehitada seda veebisaiti siis mitte siit, et sa ei pea seda töölaualt tegema, et teed siia muudatuse ära, salvestad ja siis lähed vaatad, kuidas see veebileht välja näeb, vaid sa lülitad sisse siin Elementor nupu ja hakkad siin samas lehe peal kõiki neid muudatusi tegema. See on siis visuaalne selline veebi ehitamise tööriist ja kuna see on ka tasuta versioonil olemas, aga on ka Pro olemas, aga tasuta versiooniga saad ka ehitada, siis sellepärast me seda tööriista tahamegi sulle ka tutvustada. Templates on samamoodi siin Elementoriga koos tulnud siis erinevate valmiskujunduste põhjad, mis on ka osad on lukus, ehk siis see tähendab seda, et nad on nagu Pro versiooniga avatud, sa pead maksma selle jaoks siis, või siis osad on ka tasuta, nii et see on see koht, kus sa siis leiad endale Elementori valmiskujundusi. Appearance on nüüd ka lehe ehitamisel selline üks olulisemaid kohti, kus käia alguses eriti ja siit sa näed Themes all, sa näed siis seda, milline teema sul parasjagu aktiivne on. Ühel WordPressi lehel, ühel URL-il saab olla korraga aktiivne ainult üks teema. Sa ei saa paralleelselt 2-3 teemat panna siia. Nii et kui sa alguseks tahad proovida erinevaid WordPressi teemasid, siis soovitan luua alamdomeeni ja sinna alamdomeeni peale siis paigaldada see teine WordPressi teema, mida sa tahad katsetada. Astra on sellepärast siin aktiivne, et me võtsime siis selle veebimajutusest iseteeninduse tööriista, kus tuli 100+ kujundust tasuta kaasa ja koos sellega ka Astra on need kujundused teinud ja sellepärast ongi siis aktiivne siin Astra. Üldiselt kõik need erinevad teemad, mis on WordPressile endal siis vaikimisi aktiivne, kui sina ühtegi teemat ei vali, siis alguses ongi sul kas 2020 või 2021, ma ei mäleta täpselt, või oli hoopis see 2022, üks nendest 3 on sul vaikimisi siis aktiivne. Ja see on siis WordPressi enda teema, mis on ka väga hea ja võimekas, aga ikkagi natukene piiratud võrreldes näiteks Astraga või näiteks Divi teemaga, mis on selline ka üks väga populaarsemaid teemasid WordPressil.
Ja üldse WordPressi teemadest rääkides, siis kui sa lihtsalt guugeldad WordPress theme, siis sa satud sellise lehe peale themeforest.ee, .net tähendab, kus on põhiliselt kõik need teemad ka olemas. Ka siin on üks selline sait WordPress.org Themes vaatega, kus on ka erinevaid WordPressi teemasid. Ja nagu sa näed, siis siin on üle 10 000 erineva teema, mida sa võid siis kas osta, aga on olemas ka tasuta teemasid, et siin kindlasti saab filterdada välja endale tasuta teema. Mina ise olen kasutanud viimased 4 aastat Divi teemat, aga nüüd siis olen avastamas ja kätt harjutamas ja ütleme nii õppimas ja nägemas, et tegelikult on super hea tööriist, on ka see Elementori enda tööriist ja Elementoril on endal veel eraldi teema, Hello Team, nagu Hello Elementor on selle nimi ja see on siis kindlasti hea kasutada, kui sa otsustad siis minna üle tasulise Elementori peale, et siis valida siis hoopis see endale teemaks, aga Astra teemaga saab ka väga kenasti selle veebilehe ehitatud, Astra teema on ka tegelikult väga, väga hea ja võimekas nagu tööriist, mis on tasuta teatud piiranguteni, nagu ikka WordPressis, aga enamus asjad saab ära tehtud. Ja siin on näha, et see Astra ongi siis mul aktiivne, siis järgmine koht on Kohanda. Kohanda viskab mind nüüd siin veebilehel kohe siia avalehele ette, et ehk siis ta tegelikult on natukene sarnane menüü, nagu sa nägid ka lehe sees olles, aga vahe on selles, et nüüd sa siis näed lehe peal olles, et kui sa siin midagi muudad, siis muutub siis lehe peal. Ja ma soovitan võtta aega, see Kohanda, ehk siis lähen uuesti see töölauale, ma lähen korraks viitega natuke tagasi, Appearance'i all Kohanda välimus ja need valikud sõltuvad jälle sellest, millist teemat sa kasutad. Et osad asjad on siin, näiteks siis ongi siin välja toodud, mis on nagu selle Proga tulevad kaasa, aga natukene see menüü siis sõltub vastavalt sellele, millist teemat sa kasutad. Siin on typograafia, ehk sa saad määrata terve veebilehe. Global tähendab tegelikult seda terminit, et kui sa siin midagi ära seadistad, siis see kandub kõikidele sinu lehtedele, et kui sa tulevikus lood näiteks uue lehe ja hakkad teksti kirjutama ja sa ei lisa sellele tekstile eraldi ise käsklust, et nüüd ma tahan, et oleks ikkagi hoopis näiteks ütleme Montserrat selles fondis või mingis muus fondis ja hoopis kollast värvi, siis vaikimisi ta on seda värvi ja seda fonti kasutab, mida sina oled siin siis Globalis seadistanud. Ja siin on praegu see Astra teemaga seondult on siis natukene erinev, etki jälle sõltub, millist teemat sa siis kasutad, aga sa saad ära määrata siis, milline on sinu pealkiri 1, pealkiri 2, pealkiri 3 font ja milline on sinu body font ehk siis keha või see tekstifont siin veebilehtedel ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma ei hakka kõiki siin Kohanda all praegu välja tooma, et ma soovitan, et sa võtaksid selle aja ja vaataksid siin rahulikult üle, mis võimalused sul siin on. Global, Colors, Container, saad siin määrata siis, milline veebilehe sait saab olema, see on jälle Astra teema omapära, et sul on võimalus niimoodi valida seda layouti siis. Buttons, millised on sinu buttons, kas nad on kandilised, ruudulised, seest tühjad või seast backgroundiga saad määrata ära kõik oma need põhivärvid, nii et edaspidi, kui sa lood näiteks ühte nuppu, siis ta tuleb vaikimisi täpselt selline, nagu ta tuleb. Ja block editor on siis, las ta jääb siin ja siis selle comfort peale. Nüüd siit edasi minnes, siis ma vaatan korraks, mis on need sellised nagu põhilised asjad, mis on sõltumata sellest, millist teemat sa kasutad, mis on siis alati olemas siin Kohanda all tavaliselt. Ongi jah see, et sa saad alati neid globaalseid seadistusi määrata. Sa saad blogi juures seadistada ära ka siin, milline template on siis sinu blogi lehel. Lehe puhul samamoodi, sidebar ehk siis see küljepaneel, mis siin on, et kui lai ta on, saad sa siin ära määrata. Nii, aga site identity on see koht, kus tavaliselt on siis vaja alguses just käia ja siin sa määrad ära siis oma veebilehe pealkirja ja samamoodi oma logo ja selle ka disaini, et milline siis saab olema see pealkirja värv ja nii edasi. See site identity ongi siis see Haapsalu lillepood, mida me tegelikult siin veebimajutuse ise teeninduses, kui me lisasime uue WordPressi, saime ka kirjutada, aga see on ka see koht, kus sa saad seda muuta. Nii et see on oluline
otsingumootorite jaoks ja sinu veebilehe kasutajate jaoks, ehk siis siia tuleks panna see pealkiri, mis ütleb ära, millega su veebileht siis tegeleb. Site icon on siis see favicon ehk siis selline väikene logo siin üleval, mida sa saad üles laadida, et kui inimestel on tavaliselt mitu akent korraga paralleelselt lahti, et nad siis leiaksid üles, et veebirebane, ma tean, et on siin järelikult veebileht, siin on WordPressi sait ja siin on siis selle ThemeForesti see favicon. Nii et see on see koht, mida tavaliselt tasub nagu alguses ära seadistada. Menüüd on koht, mis hakkab asuma siis siin üleval, aga menüüde loomiseks on 2 erinevat võimalust, kas sa lood seda siis töölaua seest, mina tavaliselt olen harjunud töölaua seest looma, aga on võimalik ka siin siis luua endale see menüü, aga menüüst ma näitan sulle sealt pigem töölaua sees, kuidas seda teha saab. Moodulid on main sidebar, see on siis seesama main sidebar ja mõnikord on ka jalus on see koht, kus on need moodulid juba vaikimisi ees olemas ja saad siis siin kohanda all neid nagu kas siis üldse eemaldada, lubada ja nii edasi. Ja kohulehe sätete all on see koht, kus sa saad näidata, millist lehte kuvab sinu veebileht avalehena. Et oletame, et kui sa siin lehtede all oled loonud endale avaleht, meistleht ja mingid muud lehed veel valmis, võib-olla alustadki avalehest alguses, siis siin sa saad määrata, et mina soovin, et minu veebileht näitaks kõigepealt staatilist lehte, siis sa valid selle avaleht, see peab olema avaldatud leht, mustandi lehte sa siin valida ei saa, avaldatud leht ja postituste lehe samamoodi sa võid teha endale sellise nagu arhiivilehe valmis, kus sul hakkavad kõik need postitused jooksma, ehk siis sinu blogileht võib siis see olla. Aga alguses on vaja siis ära määrata, et see sample page ehk siis avaleht saab olema ja nagu sa nägid, siin muutus kohe, et muidu vaikimisi on WordPressil viimatine postituse ees, aga kuidas siis seda teha nii, et kuvaks avalehte, saad seda siis määrata siin. Et siin on nagu sellised põhilised asjad kohanda all, mida ma soovitan läbi käia ja proovida ja vaadata, mida need teevad. Mõned asjad duubelduvad, nii et sa saad teha seda nii siit kui ka sealt kohanda alt, nagu näiteks jällegi üks oluline koht, menüüde tegemine. Ehk kui sa oled valmis loonud endale lehed, avaleht, meistleht, kontaktleht, poodleht ja nii edasi ja sa tahaksid nüüd neid lisada siis menüüsse, et inimene siis saad otsiks üles selle õige veebilehe, mida tal vaja on. Siis selleks ongi kõigepealt vaja luua peamenüü, paned pealkirjaks näiteks peamenüü, sa võid mida iganes panna siia, see on sinu enda jaoks vajalik info, aga et oluline, et selle endal siis tekiks arusaamine, kui sa hakkad looma näiteks erinevaid menüüsid, siis sul on võimalik luua mitu erinevat menüüd, seal ei ole piirangut. Sul on võimalik luua näiteks lisamenüü, sul on võimalik luua jalusesse eraldi menüü ja nii edasi. Ja siin siis, kui ma panen praegu peamenüü ja siis ma valin ette ka primary menüü, see tähendab seda, et nüüd WordPress teab, et aha, see on see menüü, mida ta kuvab siis kohe siin üleval, veebilehe üleval. Teen siit selle veebilehe lahti ka. Nagu näha, siin on ainult praegu üks leht, sample page. Kui ma ütlen loo menüü, siis kuna ma ei ole teisi lehti veel loonud, siis praegu ma saangi valida siis ainult siia selle sample page panemise, aga loome kähku ühe uue lehe, sisutühja lehe, ma ei hakka seda täitma. Paneme sellele pealkirjaks näiteks kontakt ja ma avaldan selle ja nüüd, kui ma lähen siis siia menüü lehele ja panen reload, siis mulle tekkis siia juurde kontaktileht, lisan menüüsse ja kui ma tahan nüüd neid tõsta neid asukohtasid, mida sa kindlasti tahad teha, siis see käib lohistamise teel. Hoiad hiirega klahvi peal ja saad lohistada ja sa võid ka siis alammenüüks tõsta neid siin üksteise alla või siis jättagi nad siin üksteise kõrvale. Ja kui linnuke on ees primary menüü, siis sa näed, et see menüü ilmub siia ülesse, nii nagu vaja. Samamoodi jalusesse, siis sa määrad, et ta oleks jaluses, et niimoodi saad sa siis seadistada endale mitu menüüd. Menüü on muidugi natukene võimaluste rohkem, et mitte ainult siis nende lehtede lisamine, sa saad siia lisada tegelikult ka postitusi, sa saad siia lisada ka kasutaja viiteid ehk siis väliseid linke. Näiteks ütleme, kui sa tahad lisada mingil iganes põhjusel veebimajutuse enda menüüsse, siis sa kopeerid selle URL-i, millist URL-i sa tahad lisada, asetad selle siia copy-paste meetodil siis ja viitetekst on see, mida kuvad siis külastajale. Veebimajutus, lisamenüüsse ja salvesta menüü. Ja nüüd, kui inimene siis klikkab sellele veebimajutuse lehele, siis ta lähebki automaatselt kuna ma võtsin praegu siit selle adminiga, siis ta logis mul tegelikult uuesti WordPressi sisse, aga põhimõtteliselt siis ta läheb sinna lehele, kuhu sa oled selle URL-i võtnud.
et URL-i saad alati siis siit ülevalt võtta, näiteks ütleme, võib-olla saad siia Facebooki lisada, enda Facebooki lehte, siis otsidki üles oma Facebooki URL-i, kopeerid selle ja lisad sinna menüüsse. Need on need välised lingid ja rubriike on samamoodi võimalik. Ja see menüü elemendid sõltuvad nüüd jälle sellest, millist teemat sa kasutad, milliseid plugineid sa kasutad. Kui sa soovid näiteks võib-olla mingit lisad endale e-poe siia kodulehele laed all üles Elementori, tähendab selle WooCommerce'i plugina, mis on siis e-poe plugin, siis tuleb sulle siia veel juurde erinevaid valikuid, mida sa saad lisada, näiteks ütleme tooterubriigid või tootekategooriad või mingid sellised asjad, nii et see sõltub siis sellest, milliseid plugineid sa kasutad, et mida sa siia menüüsse lisada saad. Mõnikord on oluline, ma räägin selle asja ka siin ära, on oluline seesama ekraaniseadete alt vaadata üle, kas sul on linnukene nagu tehtud õigesse kohta või mitte. Et näiteks praegu on näha, et mul on menüü elementideks pandud siis lehed, postitused, kasutajaviited, rubriigid, aga näed, siin ma võin panna põhimõtteliselt sildid, võin vormingud, sihtkoht, pealkirja atribuudid, CSS klassid, kirjeldus. Nii et teinekord, kui sa mõtled, et ma tahaks tegelikult teisi asju ka lisada, aga millegipärast mul neid pole, või ka lehe peal või lehe sees näiteks toimetades, et miks mul seda võimalust pole, siis ava siit ekraaniseaded ja vaata, kas sul on vajalik linnukene ette tehtud. Et nüüd siis ilmus siia ka siltide lisamise võimalus ja vormingute lisamise, aga kuna mul siin ei ole postituste alla ühtegi silti lisatud, siis sellepärast on see praegu hetkel tühi. Nüüd siis jõudes valmis kujundusteni, mille kohta tegelikult on eraldi koolitusvideo, aga see on see koht, kus siis ongi Astra teemaga kaasa tulnud need 100+ valmis kujundust. Et siin on siis võimalus valida, ta viskab sind kohe nagu ka sellise õpetuse juurde, et kuidas siis neid kujundusi valida ja nii edasi, et sa võid siit hakata edasi liikuma ja validagi siit mingi valmis kujunduse endale järgmisena, aga see on siis eraldi teema, nii et sellest me räägime eraldi. Astra Options on siis seesama Astra teema, mis sul on aktiivne ja siit saad seadistada siis Astra kujundust ennast. Pluginad on nüüd see koht, kus sa leiad üles kõik need lisafunktsioonid, mida sa oled oma veebilehele lisanud. Hetkel on meil siin aktiivne praegu Disable Comments, Converter for Media, WordFence, Starter Template, WP Fastest Cache, ehk siis kõik need pluginad, mis olid vaikimisi meil linnutatud, kui me lisasime uue WordPressi. Pluginate lisamine on lihtne. Lisa uus, lae plugin, tähendab, ongi 2 valikut, et kas sa lähed siis otsid guugeldades selle plugina üles, näiteks ütleme, et what is best booking plugin for WordPress. Vaatame. Ja vaatad näiteks erinevaid artikleid, kus keegi on mingi kokkuvõtte teinud, 16 need parimad pluginad, vaatad, kas kuna see viimati tehtud on, kinsta.com on siuke usaldusväärne leht ja nii edasi, et see on, keegi on siukse eeltöö ära teinud ja tutvustab sulle neid plugineid. Ja kui sa avad selle blogi postituse, siis tavaliselt on seal ka link selle plugina lehele, kus sa saad selle faili siis alla laadida, alati zip-failina ja siit siis lae plugin ülesse zip-failina. Aga teine variant on siit samas WordPressi enda sees, sest enamus pluginid kõik on ka WordPressi enda sees siin olemas. Nii et lihtsam on niimoodi, et sa paned siia lihtsalt märksõnaks booking ja siit ta pakub sulle ise siis õiges järjestuses neid pluginaid. Ja siin on siis 3 sellist põhiasja, mida ühe selle plugina lehe peal jälgida, ongi see, et kui suur on, milline on reiting, kuidas inimesed on seda hinnanud, kui paljud on ka seda reitingut andnud ja kui palju on aktiivseid kasutajaid, kas teda on viimati uuendatud, 3 päeva tagasi väga värskelt uuendatud. Need on kõik siuksed head näitajad. Kui me keerime näiteks siia allapoole, mis on võib-olla vähem populaarsemad pluginad, siis me näeme, et siin on 300 paigaldust, aga uuendatud ka 1 kuu tagasi, aga mõnikord sa võid sattuda ka pluginale, mis on võib-olla uuendatud 2 aastat tagasi, seda kindlasti siis ei tasu endale kodulehele laadida, sest tõenäoliselt ta võib sisaldada mingeid turvaaukusid. Et siin on siuke väike nagu soovituse list juba siis nagu WordPressi enda poolt tehtud vastavalt populaarsusele, aga ikkagi selleks, et siis aru saada, kas ta funktsionaalselt vastab sinu vajadusele, on vaja natukene aega võtta. Et need tavaliselt ütleme selliste pluginate funktsioonide lisamine ongi kõige sellise majamahukam, sest kõigepealt sa pead leidma endale selle sobiva plugina, pead aru saama, kas see sobib sulle üldse, mis on see hind ja nii edasi, selle otsuse langetama ja võib-olla ka läbi proovima, kas seda on lihtne seadistada või mitte, sest igat pluginat, mida sa on veebilehel laed, on ka vaja eraldi siis seadistada. Aga see on siis see koht, pluginad, kuhu sa saad siis
kõikvõimalikke funktsioone ja tõesti ma ütlen kõikvõimalikke, et see teebki selle WordPressi lehe siis nii-öelda piiramatu võimalusega, et sul on võimalik leida tõesti nagu mida iganes otsid valmis plugina näol. Väga harva on vaja seda, kuidas on vaja arendajalt siis küsida, et veebiarendajalt, kes hakkab seda koodi sulle sinna juurde kirjutama, et tõesti enamus asjad on juba valmis kirjutatud ja tasub kasutada valmis lahendusi. Kasutajad on see koht, kus sa lisad endale lehele uusi kasutajaid, kas siis ajutiselt või püsivalt. Näiteks kui sul on meeskond, siis sa lisad tõenäoliselt püsivalt. Kui sul on, annad näiteks veebiarendajale korraks oma veebilehe, sest millegiga sa hakkama ei saa, kodulehe tegijaid, WordPressi kasutajaid, mis on üks väga tugev pluss WordPressil on tohutult palju. Nii et sa ei jää kindlasti kunagi hätta, ka Eestis endas on kui erinevad siis Facebooki grupid, näiteks ütleme veebid korda grupp, siis on vabakutselised, siis on WordPressi grupp ja kui sa postitad sinna oma mure, millega sa ise tehniliselt hakkama ei saa, siis tuleb sulle tõenäoliselt 3-4 või rohkem pakkujat, kes ütlevad, et ma teen selle tunni aega ära ja tunni hinnad on keskeltläbi seal 60 €, võib-olla mõnel natukene rohkem, mõnel vähem. Aga sa saad 60 € oma veebilehel selle asja, siis selle keerulise asja võib-olla korda, ilma et sa ise peaksid siis hakkama väga seadistama ja see on see koht, kus sa lood siis nagu kasutaja sellele veebiarendajale või kellele iganes sa siis oma veebilehele tahad sissepääsu anda. Kasutaja loomine on siis nagu nõutavad väljad on vaja teha, meiliaadress ja kasutaja nimi, meiliaadress tavaliselt sinna meiliaadressi peale tuleb ka teavitus, kui sa siin lõpus jätad siis, et saada uuele kasutajale e-kiri kontoandmetega, tuleb ka temale linki otse teavitus, kuidas ta saab sinu veebilehele sisse logida. Sa võid määrata siin ees ja perekonnanime veebilehe, aga seda ei pea tegema. Keel on vaikimisi eesti keel ja parooli võid jätta kas siis sama ja jätta siia linnukese ette, nii et ta saab ise siis muuta oma parooli ära või siis määrata talle mingi parooli, mida sa oled kokku leppinud ja annad talle edasi teadmiseks. Oluline koht siin kasutaja puhul on määrata roll. Lugeja on see, kes põhimõtteliselt midagi teha ei saa su veebilehel, lihtsalt ta pigem ongi siis nagu kliendid, kes ostavad su veebilehelt ja nii edasi, kes registreerivad endale konto, ehk siis ta on väga piiratud õigustega. Kaastööline on see, kes saab kirjutada tekste, aga ta ei saa avaldada neid, ehk ta näiteks saab toimetada sinu veebilehe tekste, keeletoimetajad näiteks ja nii edasi, aga nad ei saa avaldada neid. Autor on see, kes saab luua postitusi ja avaldada neid. Toimetaja on see, ma korraks praegu mõtlengi isegi, et mul oleks natukene nüüd endal ka sassi, kumb see on see kaastööline ja toimetaja. Ma arvan, ma selle kohta teen siis eraldi siia teksti sellise postituse ka, kus ma kirjutan lahti, kes see oli, aga haldur on ühesõnaga see, kellel on kõik õigused. Näiteks veebiarendajale tasub kindlasti anda kõik õigused. Aga sa võid alguses alustada ka nii, kui sul näiteks on vaja, et keegi natukene midagi lehel toimetaks, et võtta tal alguses väiksem roll, vaata, kas tal tekib mingi piirang, sest saad alati siin seda muuta tema enda kasutaja lehel. Lähed kasutajad ja võtad sealt muuda ja sealt sa saad alati valida, kas siis nii-öelda kõrgema rolli talle või siis väiksema rolli muuta siis tagasi. Mina ise praegu endal siin ei saa, sest üks kasutaja peab alati olema veebilehel ja mina hetkel see olengi admini rollis, nii et ma siin praegu ennast väga palju selles osas muuta ei saa. Aga kui sul on rohkem kasutajaid, siis sa saad seda rolli nagu määrata. Tööriistade alt sul väga palju pole vaja midagi muud teha, kui võib-olla impordi-ekspordi näiteks, kui sul on väljaspoolt kuskil veebilehte, saad seda endale siia paigaldada, sa ei viitsi hakata kopeeri-paste või kopeeri ja siis aseta meetodil tegema, vaid sa tahad, et ta oleks imporditud, siis sa saad seda siin nende tööriistade abil teha või ka vastupidi. Kui sul on see WordPress nüüd valmis tehtud näiteks või mingi sisu on, sa saad eksportida selle välja failina ja kuhugi teisele domeenile või URL-ile selle siis või kuskile teise keskkonda siis üles laadida. Sätete all näitasin ära siis ka, et siin üldise all on vaikimisi tavaliselt WordPressis nagu kõik paigas, aga ka siit on võimalik sul muuta seda veebilehe pealkirja ja lisada ka lühikirjeldus, mis on ka Google'i otsingumootoritele oluline teada. WordPressi aadress hetkel on see HTTP, aga meil on vaja see muuta ära siis turvaliseks ja selle kohta on siis eraldi video, vaata kindlasti see läbi, see puudutab turvalisuse sektsiooni ja selleks on siis SSL plugina paigaldamine. Ja siis muutub siit ka, et tuleb siia ette see S või tuleb see siis manuaalselt siia panna. Halduri e-posti aadress ja uue kasutaja vaikimisi roll, ehk siis kui keegi endale konto loob, siis ta saab endale kõige väiksema õigusega rolli. Ja siin on siis need kuupäevad ja kuidas sa tahad, et see kõik kuvaks. Kirjutamise all on siis
Valida võimalik, kas sa tahad plokiredaktorit või sa tahad klassiredaktorit, kui sul on laetud siia siis klassikele, see klassik, mis selle plugina nimi nüüd oligi, Classic Editor, jah. Et kui sul on laetud Classic Editori plugin, siis on see valik siin võimalus, sa võid nagu vahetada nende vahel. Mina kasutan enamasti praegu kogu aeg veel Classic Editori, nii kaua kui WordPress lubab, sest minu jaoks on see loogiline, see on see sama Wordi dokumendi moodi, need postitused ja lehed, mis ma ennem näitasin. Aga plokiredaktor on siis selline plokkide baasil ehitamine, lehe ehitamine, see on siis WordPressil selline uuendus, mille peale tegelikult tahab edaspidi nagu üle liikuda. Lugemise all saad määrata, milline on siis sinu avaleht ja kas ta näitab staatilist lehte ja jällegi sa pead valima siis selle avalehe. Sama, mida sa said tegelikult siin Appearance'i kohanda all teha, mida ma näitasin. Arutelu all on kommentaarid, meedia all ei ole mitte see meedia, vaid siin sa saad ära määrata siis, milline need pisipildi mõõtmed ja nii edasi, et seadistada ära. Aga ma soovitan käi need kohad läbi. Siit üldiselt midagi muud väga palju vaja pole teha, kui siis ainult võib-olla ongi, et seadistada, et milline avaleht ja nii, et need on need põhiliigutused, kuidas alguses oma veebilehte siis ehitada. Nii et nii palju siis sellest menüüst. Ma soovitan tõesti käia läbi, see menüü rahulikult tutvuda, vaadata, ekraaniseaded, siin on olemas ka abiinfo, sul on võimalik dokumentatsioonini minna ja tutvuda selle WordPressi loogikaga, aga see on siis inglise keeles siin ja ka foorumites tegelikult abi küsida. Nii et selline on siis WordPressi esimene tutvustus kõikidest tööriistadest, leiad siit samast ka eraldi videot siis.